kui füüsiline aktiivsus on jäänud natuke tahaplaanile. Ma arvan, et tegelikult muusikaõpetajad muusikatundides kasutavad mingis mõttes liikumist, eriti algklassides. Kõik oleneb tegelikult ka õpetaja enda loomusest, kui aktiivne, sportlik ta on, et kas ta nagu viitsib ainetunnis natukene mugavustsoonist välja astuda, teha midagi lahedat ja teistmoodi. Ja kindlasti ka, kuidas klassiruum kõike seda liikumist võimaldab. Et minul konkreetselt on suur klass, kus tagumine pool on täitsa vaba, et seal ongi mõnus siis teha selliseid liikumisharjutusi. Ja muusikaõpikutes on siis väga palju teemasid, mis on ühte või teisipidi seotud liikumisega, et tutvustatakse ju lastele erinevaid rahvatantse, muusikastiile ja olen klassis siis marssinud muusikasaatel, tantsinud Karajaani, Labela-valssi, teinud igasuguseid ringmänge, tutvustanud lastele polkat, valssi, kasutan ise aktiivselt Orfi metoodikat, eriti loovmuusikatundides, et meie koolis on siis olemas selline asi nagu loovklass ja seal on kord nädalas loovmuusikatund ja seal teen siis erinevaid Orfi metoodikal muusikalisi harjutusi, et selle kohta on ilmunud väga põnevaid õppematerjale. Muusikaõpetuses on samuti õpikutesse lisatud siis palju harjutusi Orfi metoodikal, mis siis ka kaasavad endaga kehakeele kasutamist. Ja ma kõiki neid aktiivselt kasutan ja lastele väga meeldib. Ja kui teha selliseid toredaid liikumisharjutusi juba esimesest klassist alates, siis julgevad ka natuke vanemates klassides õpilased mõnikord muusikatunnis kaasa liigutada.